Tere imelist reede õhtut kõikidele, kes te siis olete tulnud siia otse vaatama ja kes sa siis vaatad millal iganes järgi, siis sulle ka toredat muud päeva. Näed, nimi hüppas ka siia alla, et kui sa mind veel ei tea, on ju minu isiklikult seina. Nimi on siis Armin Pajula ja nimetan siis, see oli lasteaia. Ehk siis, kui sa oled kohal, tule ütle mulle tere ja võid ka öelda, kus kohas sa vaatad. Vaatan, kes meil siin juba kohal on kõik. Tiina on kohal, Siiri on kohal, Svea on kohal, siis on veel teine Siiri kohal. Meil on Ester kohal ja on ka Eneli kohal ja ma näen, et siin tuleb neid vaatajaid muudkui riburada pidi juurde. Et nii äge on jälle siin teie ees olla. Ja meil on siis nüüd teine päev. Nii, lahe nimede mäng on siin, et meil on Julian kohal ja siis on veel üks Ester. Et meil on siis 2 Esterit siin ja 2 Siirit on kohal. Nii äge. Ja siis on veel Tiina kohal. Tere imelist õhtut teile kõigile. Meil on siis teine päev 8-päevasest ägedast teekonnast, avardavast ja vabadust loovast teekonnast, kus me siis sukeldume sisse reaalsusloomisse. Esimesed 4 siis keskendume sellele, kuidas me oleme tänase päevani mitteteadlikult kogu oma elu loonud ja sealt edasi vaatame, kuidas võtta ohjad enda kätte ja hakata teadlikult looma päriselt siis seda, mida me tahame ja kogeda just seda, mida me tahame, sest et asi taandub lõpuks ikkagi ainult kogemusele ja sinna me jõuame ka. Nii, ja siin on Svea kirjutab, et tema vaatab meid Itaaliast, näed, täitsa rahvusvaheline siin. Siis on meil Helsingist, et on meil Rukas, näe veel Helsingist. Ja siis on meil Kevin ka kohal, nii äge. Kevin vead seda meeste uhkust ikka, et meil ei ole ainult naisterahvad siin. Mitte, et mul oleks selle vastu midagi, et kõik on naisterahvad, aga lahe on vaadata, et mehed tunnevad ka huvi selle enesearengu vastu. Nii, aga siis täna sukeldume siis kehasse. Ja Tintsu kirjutas siit veel, et Põlvast vaatab mind. Aga lased kommentaarid praegu jäävad, et lähme nüüd teema kallale, siis muidu läheb see sissejuhatusele liiga pikaks. Ehk siis eelmine kord me vaatasime, kuidas meie uskumused loovad reaalsuse. Et me vaatasime, kuidas uskumused siis loovad meie mõtted on ju, ja me saame ainult mõelda oma uskumuste raamides. Et kui me usume midagi, siis ainult selles raamistikus me mõtleme. Et kui me usume, et mingid asjad on võimalikud, siis me ei mõtle absoluutselt midagi muud, mis ei seondu sellega. Ja siis vaatasime ka, kuidas meie aju siis skaneerib välja. Ja ma eile ütlesin isegi, tõin natukene liiga suure numbri meile selle koha pealt, et 10% kuskil aju võtab siis vastu. Ma natuke vaatasin järgi seda, et kui palju tegelikult on, et alateadvus iga sekund võtab vastu ümmarguselt kuskil 11 miljonit bitti siis sekundis, igas sekundis. Ja teadliku meelde jõuab kuskil 100 ainult. Ehk siis 11 miljonist infoühikust igas sekundis saab vaid 100, sõltuvalt kui palju me keskendume millelegi. Et see võib olla seal 10 kuskil, 20, 50, 100 võib natuke rohkem. Ehk siis loodan, et te mõistate, kuidas me kogeme reaalselt. Me kogeme ainult ühte mingi tuhandikku, miljondikku sealt kuskilt. 10 000, 100 000. Ehk siis see on see, kuidas me reaalselt kogeme. Ülejäänud kõik aju elimineerib ära vastavalt sellele, mida me usume olevat tõde ja mis on meie jaoks siis oluline. Aga täna siis vaatame, kuidas me loome minevikku aina uuesti ja uuesti, et kuidas meie keha paneb meid looma minevikku. Ja selle jaoks sukeldume jälle alateadvusesse, aga vaatame täna nüüd seda keha tasandil. Et meie alateadvus või meie keha on siis kui arhiiv. See on infoarhiiv, mis kogub läbi aja kogu aeg infot. Et kui me sünnime siia maailma, me oleme nagu puhas leht ja meie aju, need neuronid, seal on sünapsid, on siis need, mis ühenduvad oma vahel. Need on kui sellised megamagnetid sellel hetkel, et nad tahaksid kõigega ühenduda, et me oleme alguses, kui me tuleme siia maailma, me oleme nii avatud absoluutselt kõigele, sest meil ei ole ühtegi uskumust ja programmi, et mis on tõde, mis ei ole tõde, me võtame kohe kõik vastu.
kõik läheb otse nagu sinna programmidesse ja moodustavadki ühendused. Eks me tuleme siia puhta lehena ja hakkame siis looma programme ja miks me neid programme loome? Kui me vaatame, kuidas üldse universum töötab, kuidas loodus töötab, kõik töötab, on see, et jõuda vähimasse energiakulurežiimi. Kui sa vaatad näiteks kiskjaid, nad enamus aja magavad, paarituvad, kutsikad muidugi müravad ka ja siis peavad jahti ja siis magavad jälle. Ehk siis see energia peaks olema nagu võimalikult madal ja meie aju, kuna teadlik meel kulutab meeldult energiat, siis on vaja kõik meie käitumised, mõtlemised, reageeringud viia automaatseks. Ehk siis meie alateadvus soovib muuta kõik meie tegevuse automaatseks, ehk siis harjumuslikuks. Ma usun, et kõik mõistavad, et harjumus on see, et sa teed midagi automaatselt, ilma et sa mõtleksid. Näiteks, kui sa õppisid esimest korda paelu siduma, kui kaua sul läks aega, enne kui sa aru said, mismoodi see, kus see draakoni saba käib ja kus see rõngas käib ja nii edasi. Ja täna sa isegi ei mõtle selle peale. Ja kui palju on sinul olnud olukordi, kus sa sõidad ühest kohast autoga teise, ühest linna otsast teise ja sa ei mäleta mitte midagi, mis tee peal toimus. Sest sa oled nii harjunud juba autoga sõitma, sul on kogu see keskkond nii teada, sa isegi ei mäleta märke, mitte midagi. Sa olid täitsa kuskil omas mullis, kuidas ma siia sattusin. Võite täitsa kirjutada, kellel on tulnud sellised olukordi ette, kus sa oled autoga sõitnud ja pärast sa ei mäleta, kuidas sa jõudsid, et sa ei mäleta nagu teekonnast midagi. Või kus ma panin oma võtmed, kus ma panin oma, ma ei tea, mis iganes, et see on see, et meil on nii automaatselt kõik juba. Ehk siis aju eesmärk on muuta kõik automaatseks. Ja nüüd hakkabki olema see, et kui välises maailmas juhtub midagi, siis aju on, nagu ma ütlesin, arhiiv on ju, et on siis igale asjale mingisugune reageering, mingisugune mõte, mingi emotsioon. Ma kohe räägin ka sellest, kuidas need siis tulevad. Aga kui välismaailmas midagi toimub, on ju, siis alateadus automaatselt kohe võtab sealt arhiivist mingi infofaili. Nii, keegi ütles mulle, et ma olen jobu, on ju, nii, kuidas ma peaksin sellele reageerima? Pups, tuleb kohe sealt välja see, et nüüd ma peaksin solvuma, nüüd ma peaksin vastu ütlema midagi, mis iganes. Kui keegi ütleb mulle on ju, midagi head, on ju, ma peaks naeratama kohe, et need käitumised tulevad nii automaatselt. Ja siin ka sulle küsimus uuesti ja tulles korra selle juurde ka, mis ma eile rääkisin, et hinga kogu aeg on ju, kõik need 8 kohtumist hinga, et see kõik maanduks, et kohe me hakkame sügavale selle teemaga minema. Eriti homne kohtumine tuleb, mitte homne, et 3. kohtumine, mis toimub siis esmaspäeval, see saab olema päris sügav. Et see avab, ma usun, väga paljudes nagu kihte, et opa, see niimoodi ma olengi oma elu loonud ja niimoodi ma siis ennast pidurdangi. Aga sinna me jõuame. Ehk siis hinga. Ma pean ennast ka natukene siin tagasi tõmbama. Et siis kui palju on olnud sinul neid olukordi, kus sa reageerid automaatselt, kui keegi midagi teeb, mis juhtub, sa reageerid ja siis alles hakkad mõtlema, miks ma niimoodi ütlesin? Miks ma reageerisin? Võite täitsa siia panna ka, et mina, kes tunneb ära, et sul on sellist olukorda, et sa kuidagi reageerid või ütled või midagi teed ja siis alles jõuad nagu, et miks ma niimoodi ütlesin, miks ma ütlesin talle nii halvasti, miks ma tegin nii? Ja siin tuleb kommentaare ka, et kuidas autosõiduga jõuad kohale siis niimoodi, et ise ei teagi. Ehk siis see on see, et kui välismaailm teeb midagi, siis alateadus võtab siis seal arhiivist, raamatukogust mingisuguse faili ja käivitab programmi. Ja niimoodi me toimimegi. Ja nüüd, kuidas see siis sünnib kõik? Ehk siis ma tahaks rääkida teile keskkonna ja keha koostööst. Ja kuidas me loome lõpuks kogu aeg mineviku uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti. Imestame, miks meie elus mitte midagi ei muutu. Sest me loome mineviku põhjal. Et seda on päris valus nagu kuulata, aga enamus inimesi, 99% inimesi loobki mineviku põhjal. Me loome mineviku uuesti. Ja ma kohe räägin ka, kuidas see siis toimub. Et kui me oleme 35+, siis ongi meie alateadus ja keha ongi ainult mineviku programmide kogum ja läbi selle, mäletate eilset kohtumist, kes oli eile kohal, on ju, et kui ma mõtlen kuidagi moodi, kui ma käitun kuidagi, kui ma mõtlen ja usun midagi, siis ma käitun ka vastavalt. Siis kuidas ma saan teistsuguseid tulemusi, kui ma käitun kogu aeg samamoodi, kui ma mõtlen kogu aeg samamoodi. Ja kus see mõtlemine ja käitumine tuleb, ongi see, et kui sa sünnid siia ilma, siis sa hakkad salvestama mingid juhtumeid, mida emotsionaalsem see juhtum on,
seda tugevam on see salvestus sinu kehas. Ja mis selles salvestuses siis on? On pilt, mida sa näed, on heli, mida sa kuuled, on lõhn, mida sa tunned, võib-olla on mingi maitse, mida sa suus tunned, ja siis on kehatunnetus ehk siis emotsioon. Ja sellega tulevad kaasa ka siis mõtted. Näiteks kui sa nägid esimest korda koera ja siis see koer sõltuvalt sellest, kas koer oli vihane või koer oli nagu sõbralik või kuri, sinule tekkis emotsioon. Koera heli, nii kuulsid koera haukamist, kuulsid koera urisemist, kuulsid koera mis iganes, sulle salvestus koera heli, sulle jäi meelde koera kuju, pilt on ju, võib-olla tundsid koera lõhna ja kui vanemad ei vaadanud piisavalt hoolikalt said ka maitsta neid karvu siis on ju, pistsid koera karvad ka suhu. Ja sul oli mingi emotsioon sõltuvalt sellest, mis tunde see koer sinust tekitas. Kas oli siis positiivne või negatiivne. Ja nüüd ongi sinu see salvestus sellest hetkest siis ajus ja järgmine kord, kui sa koera näed, su pilt skaneerib keskkonda, koer. Ja siis tuleb meelde koera heli, tuleb meelde koera lõhn, tuleb meelde koera maitse on ju ja käivitub see sama tunne ka, mis sul esimest korda oli. Ehk siis kuigi koer on täiesti uus, koged sina seda uut koera vanast programmist lähtuvalt. Ja kui eelmine kogemus oli hästi ebameeldiv, siis sul ongi see, et sa võid minna täitsa paanikasse, sõltuvalt, kuidas sul oli esimene kogemus koeraga näiteks. Ja endale arusaamatul kombel sa hakkad käituma midagi moodi. Ja mida rohkem sul neid juhuseid on, seda tugevamaks muutub see programm. Ehk läbi korduse me loome selle järjest tugevama ühenduse oma ajurakkade vahel. Ja nüüd ongi see, et kui sa oled näiteks, minul on see, et mida ma alati toon näiteks ka, et mulle meeldib koristades kuulata midagi. Ja kuulan tavaliselt audioraamatuid näiteks. Ja see on see, et kui ma koristamisega mingisse kohta jõuan, kus oli selles kohas oli nagu hästi hea taipamine, siis järgmine kord, kui ma koristades sinna kohta jõuan, siis mul tuleb see meelde. Või siis teine asi, näiteks on sul olnud lugusid, kus sa kuuled mingit muusikapala ja see viib sind lapsepõlve või nooruspõlve, esimesse armumisse, esimene suudlus, esimene, mis iganes see oli, mis oli sinu jaoks hästi emotsionaalselt oluline hetk, et täna siin mitukümmend aastat hiljem sa tunned mingit lõhna, näiteks oli sul lemmiklõhn lapsepõlves ja sa kellelgi on see sama lõhn peal, sa tunned ja sa reisid mineviku järsku. Või siis tunned näiteks kuskil, mul on olnud neid, kus suvalises kohas metsas tunned nagu sellist, ütleme männimetsas, tunned natukene männimetsa lõhna ja tuleb kohe lapsepõle mingi mere äärse meelde, nagu sõidad nagu täiesti sinna mere äärde kohe ja eladki seal mere ääres. Mitte ei ela, aga toimetad seal mere ääres. Ja niimoodi meie aju siis käivitub kogu aeg vastavalt sellele, mida ta keskkonnast kogeb. Ja toome näite, et sul juhtus kuskil ristmikul õnnetus. Iga kord, kui sa sellele ristmikule lähened, sul juba süda hakkab kiiremini käima, käivituvad samad mõtted, mis olid sul siis, kui sa seal ristmikus olid ja tulevad emotsioonid, tulevad lõhnad ja nii edasi. Ehk siis kõik see väline, mis meil ümber on ju lõhn, võib käivitada siis selle programmi meie sees, vaade võib käivitada, heli võib käivitada, maitse võib käivitada, kõik see, mis on siis välises keskkonnas, kui meil on sellega mingi seos, käivitub meie sees programm. Ja nüüd, kui käivitub programm, ehk siis käivituvad emotsioonid ja minnes tagasi eelsesse kohtumisse, mõtted loovad emotsioonid loovad uuesti mõtted, on ju, me keerleme selles niimoodi, emotsioonid ja mõtted on omavahel tugevas seoses. Ja siis me tegutseme, teeme mingid valikuid ja tulevad tulemused. Nüüd, kui sina tunned mingit emotsiooni minevikust, siis sa mõtled kohe ka minevikus olevaid mõtteid tegelikult. Ja sellega sa teed valikuid uuesti mineviku põhjal. Ja see tähendabki, et sa lood samu tulemusi, mis sa lõid minevikus. Sa teed täpselt samu valikuid, sest su keskkond käivitab sind. Et sellepärast ongi nii raske meil
ennast muuta või on olnud raske, kui sa ei hammusta seda läbi, on ju? Sest keskkond otseselt mõjutab. Miks öeldakse, et kui sa tahad muutust käivitada, mine oma praegusest keskkonnast välja. Sest et kui sa oled hommikul, ärkad ülesse, sa näed täpselt sama kella, sa näed sama kööki, sa näed mis iganes. Ja kui sa oled harjunud tundma seal neid emotsioone, mida sa tunned, siis need emotsioonid automaatselt kohe käivituvad. Sa ei pea isegi nagu mitte midagi tegema selle jaoks. Nii kui sa astud oma sussidesse, on ju, sa oled harjunud olema nendes sussides selle tundega, sul kohe käivitub see tunne. Ja kui käivitub tunne, tulevad ka kohe need samad mõtted ja sa eladki võib-olla 20 aastat tagasi siis elatud elu. Ja nüüd selle pealt loome siis uuesti täpselt sama elu. Loodan, et see vaikselt hakkab maanduma, kuidas siis keskkond ja need meie sees olevad programmid loovad kogu aeg minevik uuesti. Et me peame olema, kui me soovime muutust, päriselt muutust, me peame olema tugevamad kui meie keskkond. Aga läheksid veel huvitavama teema juurde. Ma sooviks jagada, kuidas meie keha satub sõltuvusse nendest emotsioonidest ja miks ei taha keha tegelikult muutust. Olete valmis? Igasugune negatiivne emotsioon, näiteks viha, stress, ärevus, see on korralik kortisoolilaks, see on korralik adrenaliinilaks. Et kui sa vihastad, kas sa tunned nagu, et sul on energiat palju? Tunned? No nagu keegi sind ärritab, sa lähed nagu, seda energiat tuleb siit seest niimoodi, oi, läheks, sõidaks üle küüru praegu. Ja sama on igasuguste pingeliste olukordadega. Sest su keha läheb sellesse põgene või võitle režiimi, kus siis keha suunab vere või selle energia nagu verejost hapniku suunab siis rohkem ja ongi vere siis sellest teadlikust mõistusest ära siis alateadusesse, et sa ei mõtleks nii palju, et kui sul on vaja ellu jääda, siis sa ei tohiks mõelda, vaid pead tegutsema. Läheb siis energia jäsemetesse, et sa saaksid võidelda või põgeneda ja võetakse ära energiat siis seedesüsteemist, immuunsüsteemist ja nii edasi, vähendatakse sealt. Aga see kõik on energialaks. Ja see on täpselt sama asi, mis on nagu narkootikum. Või mis iganes on, mis tekitab meile head tunnet, et meie keha satub sellest energialaksust sõltuvusse. Ehk siis keha satub sõltuvusse nendest emotsioonidest, mida ta koges. Ta sai sealt laksu ja et seda uuesti kogeda, paneb ta sind mõtlema viisil, mis tekitaks sulle neid emotsioone. Ja nagu ma eile ütlesin, sa ei pea mitte midagi uskuma, mida mina räägin, on ju? Et sa võid seda mitte uskuda, lasta nii, aga tule minuga kaasa. Mis siis, kui see on tõsi? Mis siis, kui su keha tekibki sõltuvus selle energialaksu järgi ja tahabki seda kogeda? Ja sellepärast paneb sind tegema valikuid, et sa kogeksid neid emotsioone. Miks korduvad inimestel mustrid? Näiteks, miks sa jätad omal mingid asjad viimasele minutile? Et kui sul on vaja mingid asjad valmis teha näiteks mingiks ajaks ja sa jätad viimasele minutile, miks sa seda teed? Mis siis, kui sul on sõltuvus selle pinge järgi? Mis siis, kui keha tahab kogeda seda sama energialaksu jälle? Siis kui läheb raskeks, sest keha läheb teise režiimi, mul on vaja nüüd tegutsema hakata, seda hakkab peksma ja kõik. Ma tean, et see kõlab nagu päris veidralt, aga mis siis, kui see on tõsi? Ja nüüd tuleb veel kõige ägedam asi. Miks on kehale muutus nagu raske? Esiteks on see, et kindlasti sa tead, on ju, et iga uus asi on ohtlik. Sest vanasti oli see, et kui me ei teadnud midagi, siis pigem ära puutu, sest sa ei tea, kas see on ohtlik või mitte. Ja sellepärast on meil alateadusprogramm, et kõik uus on ohtlik. Sellepärast me ei vali ise on ju muutused nii lihtsalt ja sellepärast ka inimesed, kes on sinu lähedased. Ja kui sina tahad teha midagi uut, siis
Nemad armastusest ja hoolivusest tõmbavad sind tagasi, sest et nende elu läheb ka muutusesse ja iga uus asi on ohtlik, siis tõmmatakse sind tagasi. Sellepärast see keskkond sikutab sind kogu aeg tagasi, kui sinu ümber on inimesed ja sa küsid, miks nad ei armasta sind. Nad armastavadki ja tahavadki sulle head, sest alateadlikult nad kaitsevad sind. See on nende alateadlik käitumine. Aga nüüd su keha teeb täpselt seda sama sinuga. Sest et keha on harjunud olema näiteks, toome näite, et häbiseisundis kuskil või siis kurbuses. Võtame kurbuse näiteks. Ja keha on harjunud olema selles, sest et iga emotsiooniga kaasnevad kindlad keemilised koostised kehas. Et su aju annab siis käskluse neurotransmitterid, siis tulevad neuropeptiidid ja siis tulevad hormoonid. Ja keha on siis harjunud olema mingis bioloogilises ja keemilises koostises. Sest sa oled sellesse keha pand läbi sellesama sõltuvuse on ju näiteks, sa oled pannud keha sellesse koostisesse, sellesse keskkonda ja nüüd ta on harjunud selle keskkonnaga. Ja kuna keha on nagu termostaat, et meil on näiteks on ju keha hoiab vererõhku teatud vahemikus, ta hoiab keha temperatuuri teatud vahemikus, vere pH taset hoiab teatud vahemikul, siis ta tahab säilitada täpselt sama asja ka sinu keemilise ja bioloogilise koostisega. Et kui sina oled olnud nüüd selles keemilises koostises nagu kurbus, siis see on sinu keha nullpunkt. See on see, et nagu kraadi see termomeeter on ju, termostaat, sa paned selle mingi kraadi peale, kui toas läheb, on ju, teed akna lahti, näiteks läheb külmemaks, siis see termostaat tõstab siis temperatuuri toas, et ta läheks selle samale tasemele. Kui läheb liiga palavaks, on ju, siis ta tõmbab jälle temperatuuri alla, et hoida kogu aeg samas kohas. Ja sinu keha täpselt samamoodi, et siis, kui sina hakkad nüüd looma mingisuguseid uusi emotsioone, siis kehal käivitub termostaat ja ta tõmbab sind tagasi. Ja miks ta seda teeb, ongi see, et iga muutus on ohtlik. See on uus, issand, see on kogemus, mida ma ei ole ammu tundnud appi. Ma pole äkki kunagi seda tundnud, on ju. Keha läheb paanikasse ja siis hakkab viskama sulle igast huvitavad mõtted sinna. Kuule, ära täna mine ikka trenni, ei täna see asi ja see unusta ära ja kes tunneb siin ennast ära, et sa võtad mingi otsuse, nüüd ma teen muutuse, 2 päeva lähed ja siis järsku tulevad igasugused huvitavad mõtted, et miks sa ei peaks tegema. Kes tunneb ennast siin ka ennast? Issand, sõnad läksid kuidagi veidelt. Siiri kirjutas eelmise kohta, et tunnen ennast ära siin selle sama sõltuvuse koha pealt, kus ma rääkisin sõltuvusest. Ehk siis see on see, kui sa oled olnud nüüd kurbuses, siis sinna hakata nagu teisi emotsioone kogema, su keha tõmbab sind tagasi, et hoida seda homeostaasi, ehk siis tasakaalus, samas kohas. See on sinu keha nullpunkt ja mis iganes sa teed muud, siis ta tõmbab sind sinna tagasi. Ehk siis see on keha viis, kuidas kaitsta sind nagu nii-öelda kaitsta. Täpselt nii, nagu lähedased inimesed teevad sinuga. Sest kõik muutus on uus ja tundmatu on ohtlik. Ehk siis see on see, kuidas me kordame kogu aeg seda vana ja kui keha on selles vanas emotsioonis, siis mis mõtteid sa sealt mõtled? On ju, täpselt sama mõtteid. Ja nüüd, kui sul on samad mõtted, siis kuidas sa saad luua midagi uut. Ja üks selline huvitav mõte ka. Kuidas saab tulla sinu ellu midagi uut? Kas sellest, mida sa tead või sellest, mida sa ei tea? Sest kõik, mida sa tead, on ju mineviku põhjal. Ja siit tulebki see, et kui sa üritad kontrollida kõike ja teha asju nii, nagu sa juba oled teadnud, kuidas saab üldse midagi uut sinu ellu tulla? Sest uus saab tulla ainult tundmatusest, sest et muidu ta poleks uus, ta oleks vana. Aga nii me reaalsust loomegi, nii me oma elu elamegi. Me loome vana põhjal kogu aeg samu kogemusi. Sest me ei ole valmis lahti laskma kontrollist ja just keha hoiabki kinni nendest vanadest emotsioonidest ja loob järjest minevikku uuesti. Ma loodan, et te saate nüüd sellest aru,
miks on muutus raske, sa seisad 2 asjaga silmitsi, õigemini isegi 3 asjaga. Sa seisad silmitsi oma vanade uskumustega, mis me vaatasime eelmine kord, on ju. Järgmine kord me sukeldume sisse ka, kus siis tulevad need baasuskumused täiesti, kus need alguse saavad. Ja need kujundavad kogu sinu elu. Sa ei saa valida mitte midagi muud, mis ei ole sinu uskumustega kooskõlas, vähemalt alateadlikult mitte, teadlikult sa seda hakkad valima, aga see ei ole jätkusuutlik. Nagu ma eile ütlesin, sa ei suuda jätkusuutlikult käituda vastuolus oma minapildiga, oma uskumustele. On vaja uskumusi muuta. Eks esimese on sinu uskumustega seisad silmitsi. Teiseks sa seisad keskkonnaga silmitsi. Kui sa oled samas keskkonnas olnud ja käivitavad samad emotsioonid, sa näiteks lähed tööle, sa mõtled ülemusest ja juba käivituvad samad emotsioonid, mis see ülemus tavaliselt sul käivitab. Kes tunneb siinest ära? Sa mõtled inimesele, kes sind alati trigerdab ja nii kui sa mõtled talle, sa oled täpselt samas situatsioonis, sa oled täpselt samas keemilises koostises ja siis tulevad täpselt samad programmid jälle. Ehk siis keskkond on see, mis sind hoiab. Ja 3, su keha sõltuvus vanadest emotsioonidest, energialaksust ja see siis homeostaasi või nullpunkti hoidmine. Et niimoodi meie keha kaitseb meid ja samas ta on sõltuvuses sellest minevikust. Ja sellega võtakski tänase kokku. Järgmine kord siis vaatame, kuidas traumad lukustavad meie kehasse, ehk sukeldume spellide maailmasse, mis ühendab siis kõik kokku uskumused, emotsioonid ja traumad. Et kuidas need tekivad ja kuidas need juhivad kogu meie elu. Ja sealt edasi juba vaatame, kuidas me energiast loobume põhimõtteliselt ise. 4. kohtumine. Ja need siis juba uuel nädalal. Ja kui sa said siit väärtust, jaga oma mõtteid ka, mis sind täna kõnetas, kas midagi maandus. Ja kui praegu tundub see, et issand, kuidas ma oma elu olen elanud, tule minu kaasa, need 4 esimest päeva on see, et ma raputan sind korralikult, et sa üles ärkaksid, saad aru, kuidas sa oled oma reaalsust loonud. Kui sa soovid jätkata, võid samamoodi jätkata, aga sul on võimalik valida, sest et kui sa nüüd tead, sa saad teistmoodi valida. Sest et muuta me ei saa seda, millest me ei ole teadlikud. Kuidas ma muudan midagi, kui ma ei tea, mida ma muudan? Sellepärast see esimene pool on teadlikkuse tõstmine, et sa teaksid, mida sul vaja muuta, kui sa soovid muuta, ja sealt edasi vaatame, kuidas me muutma hakkame. Igatahes minu poolt kõik, kui sa said siit väärtust, siis oled oodatud toetama minu teekonda Spellbreakeriks, et sa saaksid veel rohkem kingitusi vastu. See on minu esimene kingitus sulle. Kui sa soovid toetada, siis sa leiad lingi siit video kirjeldusest ja sa saad Kamalogu kingitusi veel selle koha pealt vastu. Minu poolt kõik, aitäh teile ja kohtume siis esmaspäeval järgmises kohtumises. Ägedat teekonda meile. Tšau!